Ja nii, jah. Ja siis veel kord tere kõigile, kes on kohale jõudnud. Mina hästi lühikese sissejuhatuse tegin ja väga pikemalt ma rääkida ei soovigi. Aga siis läheme selle päevakorra juurde, et siis saan aru, et Mart Soo Transpordiametist räägib siis targast teest. Et sellest on ka tegelikult omavalitsustele aegade jooksul räägitud, seda tutvustatud, selle võimalusi, et mida see süsteem teeb, kuidas kasutajaks saada ja kuidas siis seda kasutada. Aga leidsime, et aeg-ajalt selline kordamine hea mõte, et siis Transpordiameti poolt väikene siis tutvustus täna veel kord siis targa tee osas, et kuidas seda siis kasutada ja kuidas siis kasutajaks saada. Ja panengi siis sõna Mart Soon siin. Ilmselt peaks olema siis inimene, kes selle ettekande teeb. Jah, vabandust, tere ka minu poolt, aga me siin liiklusjuhtimiskeskuse juhatajaga tegime rollide jaotuse, et kõigepealt räägib meil siis Siim Vaikmaa üldiselt targast teest ja siis mina näitan teile, kuidas sisestusmoodulis ja targatees üldiselt kasutamine toimub. Super. Tere, mina olen Siim Vaikmaa, siis Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja. Ma lihtsalt alguses lühidalt võib-olla räägin ka õiguslikust alusest või näitan seda õigusakti, et mis siis sätestab meile selle targa tee kaudu siis osutatava teenuse pakkumise. Et selleks ma jagan oma pilti, on meil nii, nüüd on vist näha. On üks majandus- ja taristuministri määrus. Sellest ära. Ja see määruse nimi on siis liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelualase loa taotlemise ja loa väljastamise kord. Ja see määrus siis muuhulgas siis sätestab, et mida mõistetakse liikluspiiranguna, et liikluspiirang on kõikidele sõidukitele või mõnele sõidukiliigile kehtestatud täielik või tingimuslik territoriaalne liikluskeeld. Ja teine siis oluline osa on siin, et kes on siis määruse mõistes see liikluspiirangu kehtestaja, et see on siis põhimõtteliselt avalikult kasutatava tee omanik. Ehk siis ongi, et riigiteede puhul oleme meie Transpordiamet, omanik siis kohaliku omavalitsuse teede puhul kohaliku omavalitsus, erateede puhul eratee omanik ja nii edasi. Ja kui see määrusega siis edasi minna, siis see paragrahv 3 kohe esimene lõige siis ütleb, et see liikluspiirangu kehtestaja, kes siis on määruse mõistes ongi tee omanik, peab siis, et paragrahv 4 loetletud liikluspiirangu kehtestamisel avaldama liikluspiirangualase teabe Maanteeametit, see on veel määrus, pole veel muudetud Transpordiametiks, eks nüüd on siis Transpordiamet liiklusinfo veebirakendusele enne liikluspiirangu kehtima hakkamist. Ja see veebirakendus siis ongi see tark tee meil, mis on meil juba, ma ei tea, mis aastast see on, 2016 või? Ta on vahepeal uuendatud, siin küll arendatud, Transpordiametil kasutusel olnud. Ja selleks siis ongi meil tarka teesse on arendatud siis juurde ka siis sisestus, me nimetame seda tark tee sisestusmoodul, et see on siis selline nagu e-teeninduskeskkond, mille kaudu saab siis piirangute info edastada. Lisaks muidugi liiklussulgemisele või teatud täieliku liiklussulgemisele või teatud sõidukiliigile liiklemise keelamisele on targast tees siis ka kõik muud liikluspiirangud, mis näiteks teetöödega kaasnevad, kus on seal lihtsalt kiiruspiirangud ja muud piirangud. Targa tee mõistes siis liikluspiirangud ei ole ainult sulgemised, vaid ka igasugused ajutised piirangud, mis kehtestatakse ajutise liikluskorraldusega. Ja see iseteeninduskeskkond on siis algusest peale arendatud selliseks, et seda saavad kasutada
nii meie Transpordiamet kui ka põhimõtteliselt kõik kohalikud omavalitsused siis oma omanduses olevate teede tänavate võrgu piires. Ja seal on siis üks oluline osa on veel see, et teed ja tänavad peavad olema teeregistris, sest et tark tee siis suhtleb meil otse teeregistriga ja piiranguid keelde saab ikkagi seada teeregistris olevatele teedele. Ja samuti siis infoks ette, et seal iseteeninduskeskkonnas seda saavad kasutada ka ettevõtted, siis kes piiranguid teel reaalselt kehtestavad, liikluskorralduse ettevõtted näiteks. Ja meil Transpordiametis üldse näiteks tee-ehitusprojektide puhul toimibki selliselt, et lepinguliselt on pandud töövõtjale kohustus piirangute sisu läbi iseteeninduskeskkonna edastada meile ja siis meie ülesanne Transpordiametis on siis selle sisu ülevaatamine ja nii-öelda valideerimine ja kui see valideeritakse, siis ta jõuab juba avalikkusele ette tarka teesse ja ka targa tee andmeväravasse, kus siis saavad ka kolmandad osapooled selle info kätte, nagu näiteks Waze. Nii, aga ma arvan, sellest nagu sissejuhatus piisab, et nüüd ma annakski Mardile üle, et Mart saab siis näidata juba täpsemalt, et milline see keskkond välja näeb ja kuidas seda kasutada saab. Aitäh, Siim. Aga ma küsin ka üle, et äkki sa palun ka räägid sellest, et on tark tee, siis kohatakse andmeid, aga et kes nagu reaalselt neid andmeid kasutab, et lihtsalt ilus, hea vaadata või ka Päästeamet, kiirabi reaalselt ka kasutab neid andmeid ja piiranguid? Ja, et need kasutajad on päris erinevaid, et kui nüüd rääkidagi sellest päästest, kiirabist ja nüüd operatiivteenist, mis nad siis on, operatiivteenistused või, siis muulgas jah, targast teest lähevad need piiranguandmed ka SMIT-i ja SMIT siis haldab seal süsteemi, mille kaudu siis need operatiivteenistused näiteks navigeerivad väljakutsetele. Üks näide, et me seal ka hiljem arendasime selle juurde, et sulgemiste puhul me tegime lisaklassi omaduse määrasime, et on võimalik siis määrata, et kas sulgemise puhul näiteks on operatiivsõidukitele läbipääs tagatud või mitte. Ja seda just selle põhjusel, et nemad soovisid seda, et siis saab nende süsteem ka selle info kätte. Et näiteks, kui ma ei tea, silda ei ole üldse, siis ei saa keegi läbi, eks ju, aga paljude sulgemiste puhul ikkagi näiteks mingite ürituste puhul ja operatiivteenistust on võimalik läbi saada. Lisaks siis on targal teel andmevärav olemas, seda ka Mart näitab hiljem. Andmeväravast siis nii-öelda masinloetaval kujul saavad neid andmeid siis kõik seal nii-öelda koostööpartnerid või kes sinna registreerivad ja kes neid andmeid soovivad. Et näiteks Waze'i ma nimetasin juba, need liikluspiirangud lähevad ka Waze'i kõik, nii sulgemised siis kui ka muud teetööde aegsed piirangud. Ja Waze arvestab nendega, siis näiteks TomTom on üks suur liiklusteenuste pakkuja, kus näiteks erinevad autotootjad teevad koostööd autode navigaatoritesse, see info loodetavasti läheb vähemalt uuemate autode puhul. Siis Apple Maps on näiteks TomTomist, Apple Maps saab info, et näiteks kui me sulgeme mingi lõigu teel, siis see jõuab mõne minutiga näiteks Apple Mapsis ka siis juba, kui navigeerides osatakse sulgemisega arvestada. Et neid ettevõtteid, kes sealt andmeväravast nii-öelda igapäevased andmeid korjavad, et need on niisugune võib-olla suurusjärk on võib-olla niisugune paarkümmend, et ma peast täpselt numbrit ei oska öelda. Nii, võib-olla midagi veel unustan. Et võib-olla veel nagu targast teest veel üldisemalt sellest nii-öelda selle veebi kasutamisest, et jah, et tark tee nagu see veeb ei ole otseselt
ta ei ole nagu suunatud nagu auto tavaliiklejal auto sees kasutamiseks, ta on siis pigem nagu enne ikkagi reisi otsuste tegemiseks. Et me ei ole üritanud targast teest nagu teha sellist rakendust, mis hakkaks konkureerima autosiseste navigeerimisteenustega, et sellel nagu pole mõtet. Ja võib-olla nii palju veel, et tark tee on, et seal on osad andmed on sellised, mis on veoettevõtetele hästi olulised ja põhimõtteliselt tark tee on ainuke koht, kus sellised andmed kätte saab. Et need on näiteks massipiirangud. Meil praegu kevadisel ajal teede lagunemise ajal on väga palju neid ajutisi massipiiranguid, kruusateedel näiteks. Et sellepärast veoettevõtjad just kevadel väga aktiivselt kasutavad. Siis on meil näiteks teatud tingimustel on raskemad kuni 52 tonni autoveod, eelkõige metsaveod lubatud, eks ju, aga need on siis ka ainult määratud trassidel. Ja siis see trass või see teedevõrgustik, kus võib neid raskemalt siis sõita loa alusel küll, et need on targast tees näiteks kuvatud. Et seal on siis need andmed, aga Mart juba näitab siis lähemalt süsteemid, mida me seal kuvame ja mis andmed meil seal on. Nii, kas on veel mulle küsimusi? Ja, aitäh, hetkel vist ei paista, aga siis saan mõelda. Ja siis lepime kokku, et kui kellegi on küsimus, siis julgelt küsige siin nii-öelda see virtuaalne käsi püsti ja et ei peagi võib-olla ettekande lõppu ära ootama, kui see Mardil okei. Aga ja, palun. Nii, tervist kõigile. Aitäh Siimule. Ja on siis Mart, olen liiklusjuhtimiskeskuses infosüsteemide ekspert ja ma annan siis kiire ülevaate ja näita, kuidas see tark tee meil siis välja näeb. Et ma loodan, et kõik näevad ilusti. Et Siim tõi juba natukene ettepoole ka, et meil targa tee puhul ei ole üldiselt tegemist kui ainult sellise veebilehega, vaid ta on siis ikkagi üks suur laiem infosüsteem, mis koosneb erinevatest moodulitest ja sisenditest. Et meie oleme praegu siis sellel nii-öelda pealehel, mis on siis selline interaktiivne kaardirakendus, kaardivaade ja siia me oleme siis toonud erinevatest nii masinloetavatest liidestest kui ka siis oma manuaalsetest täiendustest oleme toonud siia erinevad liiklusinfot puudutavat andmestikku. Et siin on siis meil võimalust nii-öelda läbi kõikide nende vaadata, et siin mainiti Waze'i ja et kuidas Tallinna operatiivinfost tuleb ja kõik see. Aga et esmalt alustades kõigepealt, et praegu, kui ma teen sellele pealehele refreshi, siis kuna meil on tegemist talviste teeoludega või talvise siis liikluskorraldusega, siis me oleme nii-öelda eelvalikuks sättinud siis sellel pealehel, et me kuvame pilte ja infot teeilmajaamadest ja teekaameratest. Et need teeilmajaamad ja teekaamerad tulevad siis veel vanast teeinfosüsteemist, mida haldab Teede Tehnokeskus, aga et siis on liiklejatel võimalik teeoludega ja lisaks ka siis teehoolde teostajatele on võimalik teeoludega arvestades näha, milline see viimane siis teekaamerast kuvatud pilt oli, kust saadata teeseisu või teeilmajaamast vaadata, et kuidas siis õhk või tee ja lisaks ka siis erinevad liigid vastavalt siis määrustele, kuidas me neid näitame. Et meil on siin olemas põhimõtteliselt kõike siis, kui ma siis alustan liikudes allapoole teeolude info, siis tulles siia üles kaardi peale siia sellesse kihiloendurisse, et meil on liikluspiirangute info, mille sisend tuleb meil sisestusmoodulist, seda ma näitan hiljem. Siis on meil ka Tallinna linna operatiivinfo süsteemist eraldi siis liidestus tehtud. Lisaks me tahame liiklejatele kuvada valdavalt ümbersõite, et anda informatsiooni, kui on siis tee sulgemine ja kuidas siis liiklus on suunatud. Ja uue arendusena me hakkame siis ka näitama erakorralisi sulgemisi ju tulenevalt siis määrustest. Lisaks sellele huvitavad kindlasti erinevaid KOV-i nii-öelda sõiduteede peal liiklemist ka erinevad piirangud,
et meil on siin tulevalt määrusest vaja kuvada ka massi, kõrgus ja laiuspiiranguid ja siis neid piiranguid siis saavad sisestada valdavalt KOV-i esindajad või siis mingitel tehnilistel nii-öelda kitsaskohtadel me saame seda ise ka teha. Aga liiklusinfost tulenevalt liiklussagedus on meil siis väga oluline ka masinloetav liides, mis tulevad meil siis andurite pealt. Need on siis nii-öelda loenduspunktid ja näiteks eriti on hea siis erinevates olukordades arvestada, kui palju liiklussagedust ühes või teises suunas tuleb erinevate intervallidega. Me oleme kohustatud näitama suurendatud piirkiirusi ka just nendel 2+2 teelõikudel nii talvistel kui suvistel ajal. Ja lisaks sellele, meil ei ole praegu tundub, et siin on selle API liidestusega probleeme, aga need hallid mummukesed on siis elektroonilised liiklusmärgid ehk siis teisisõnu VMS-id, muutuv teabega omad, et neid kasutab näiteks politsei selle jaoks, et määrata ka või aitab määrata, millises piirkonnas siis praegu liikluspiirang hetkel on, et seda targa tee portaali saab kasutada. Ja siis on meil siin nii-öelda taustandmetena on meil üldiselt teeregistri siis liidestusest võetud kogu Eesti riigiteede võrk, on siis jaotatud kolme peamisse klassifikatsiooni ära ja siis on edasi ka rambid ja ühendusteed ja siis teised teed. Lisaks on seisundi tasemed meil nii suvistel kui ka talvistel ajal, et näitab seda ja annab informatsiooni, kui palju seda on vaja teha. Teehoolde teostajate puhul on ka uusarendus tegelikult käimas, et kogu see Eesti teedevõrgustik ei ole meil siis nii monoliitselt sellist tumedat rohelist värvi, vaid tegelikult iga teehoolde piirkonnal esindab või eristab siis üks nii-öelda erivärv. Meil on informatsioon sildadest ja sildade puhul on meil välja toodud ka just või eriveoste või raskeveoste vedajatele kandevõime sildadel, mis ehitusaasta on ja kui palju siis ja kas on lubatud nagu liiklust üle saada. Info on kiiruskaameratest ja nüüd meil siis on siin ka uusarendusena tulnud kõrvalmaanteede katted. Ja meil on veoteed, et 48–52 tonnised, et neid saab siin sisse välja lülitada ja raskeveostele sobimatud sillad ja veokiparklad. Meie siis kõikidele nii-öelda välisveostele ka selle jaoks mõeldud, et kus on võimalik siis suuri veokeid parklida ja näitab ka olemasolevat seda kontaktaadressi, numbrit ja mis teenuseid on näiteks olemas ja kui palju on näiteks parkimiskohti kokku, et kõik need on olemas. Et mida ma mainisin selle all, et meil on nüüd sellised eelvalikud ka, et kui meil on talvisel ajal, me kuvame sõltuvalt siis ilmastikuoludest eelkõige siis teelmajaamade ja teekaamerate vaadet siin peale, siis meil on tegelikult suvisel ajal, me lülitame sisse liikluspiirangute vaate, mis on siis aktuaalsem just nagu suvisel ajal, sest et siis ei ole meil vaja näidata eraldi ka nagu teelmajaamade ja teekaamerate infot. Et meil nüüd ka uue arendusena me saame neid eelvalikuid muuta ja teha natukene siis operatiivsemaks ja vaadeldavamaks teile seda nii-öelda vaadet. Lisaks on siin olemas teekonna arvutamise analüüs, et lisada ühest punktist teise punkti teekonda ja siis veel lisada punkte siia vahele ja siis ta arvutab ka lühima või kiirema teekonna erinevusel ja arvestab siis filtritena näiteks kas veoautot või siis, et sõidetakse ainult kõvakattega teede peal. Ja siin on siis selline nii-öelda tabelvaate sellest, kus praegu siis mingid liikluspiirangute või suurendatud kiiruste näiteks algus ja lõpp ja see lisainfot nagu tulevad. Siis selle pealehe paremal ülemises nurgas on meil siis liiklusteadete haldus, et sõltuvalt nii-öelda siis igal hommikul, varahommikul siis siin liiklusjuhtimiskeskuses meil koostab liiklusjuht vastava pressiteate siis talviste olude puhul teeolutest ja liikluspiirangutest ja siis saadab selle välja, nii-öelda ka esitab siia tarka teesse, aga siin me näeme ka siis nii-öelda seda
halduses me näeme ajalugu, mis ulatub siis täpselt kuu aega tagasi sellesse teadete halduses. Siis on siin olemas võimalus, et saab konkreetsest mingisugusest suurendatud nii-öelda siis kaardi sellest pealevaatest saab suurendada sisse ja nii-öelda siis saata lingina või koodina, HTML-i koodina, et edastada siis vajalik informatsioon mingisugusest piirangust siis kellelegi edasi. Ja siis on ka siin teavituse tellimise võimalus, et saab tellida siis endale või ettevõttele personaalselt meili peale, kui kehtestatakse mingisugune uus massipiirang ja millisesse piirkonda siis sõltuvalt vajadusel ka see nii-öelda tekib koos selle D-numbriga samamoodi. Ja Siim andis meile teada, siis andis märku ka tegelikult Dataxi andmeväravast, et Dataxi andmeväravasse on ka võimalik siit Targa D portaali kaudu esiteks küsida infot, aga teiseks siis, kui klikkida selle lingi peale, siis tuleb teenustest nimekiri ja siin iga teenuste nimekirja sees on siis vastava ühe D-seadme või D-liigi kohta see kirjeldus ja siis skiimad ja näidissõnumid ning on juhised ka olemas, kuidas nii-öelda Targa D andmevärava andmeid kasutada. Ja siis on selline registreerumisvorm olemas, kuhu siis saab täita vajadusel minevad väljad ära. Ja siis, kui see on teil taotlus on täidetud, siis on siit liiklusjuhtimiskeskuse poole pealt, see on siis administreerimisliideses selline väli, et siis vastav haldur näeb, et kui on tulnud uus klient siia, ta on saanud kas pannud ka registrikoodi, on nime pannud ja tal näitab siin staatus, et tal on aktiveerimata, siis nii-öelda see haldur genereerib talle API võtme ja nad saavad, see tellija saab pöörduda siis vastava Dataxi teenuse poole. Nii, aga see, nagu ma mainisin, siis Tark D ei ole ainult veebileht, vaid on tegemist laiema infosüsteemiga ja üheks selleks nii-öelda selliseks südameks on siis piirangute sisestamise moodul. Nüüd siin, selles piirangute moodulis on siis võimalik kõikidel Targa D siis tellijatel, esindajatel ja KOV-i õigustega erinevatel isikutel kõigepealt registreerida või saata siis nii-öelda pöörduda kõigepealt Transpordiameti poole sooviga, et lisada oma asutus siia ja siis selle alusel toimub kontroll ja isikule siis, kellel on süsteemis tehtud siis isikukoodi alusel nagu nii-öelda volitus, siis ta saab nii-öelda ta saab siis volitada kõiki teistele kasutajatele enda asutuse sees ja kehtestada neile siis valdavad kehtivused, õigused ja ka edasi volitamise nii-öelda õigused. Aga et siis on siis võimalik vastav siis piirang sisestada D-nime, D-numbri järgi, et valida ja siis samal ajal hetkel siis näeb ka, kuidas saab siis sektsioonide või segmentide kaudu valida vastav siis see lõik, kus piirang hakkab kehtima alguse ja lõppajaga. Piirangu mõju on siis, kas meil on tegemist täieliku sulgemise või siis sõidusuund suletud või kiirusepiirang või muu ja saab valida ka, et kas on meil tegemist pärisuunas või vastassuunas, et näiteks 2+2 või rohkem kui 3-realiste teelõikade puhul on oluline mainida või määrata see ära. On meil põhjused siin esitatud ja välja toodud ja siis mainida ka ära, millise peamise põhjusena ta näiteks läheb see piirang Targa D lehele siia peavaatesse, et kui on mõlemad piirangu põhjused, aga saad valida ühe nendest, mis on siis põhjustajana. Ja massipiirangu sisestamisel kui ka gabariidipiirangu sisestamisel siis on
vastav erinevad need siis piirmäärad, mida te saate siin määrata. Siis on meil suurendatud piirkiirus, seda saab täpsustada. Ja siis on ka liikluskorralduse puhul, et kui on täielik sulgemine pikemaks ajaks, saab siis vastav piirangu sisestaja joonistada ümbersõitu või valida nimekirjast, et mis on meil ka peatselt arenduse nii-öelda sellesse produktsiooni versiooni nagu minemast ja lisada kommentaari, vajalikud lingid ja lisainfo. Ja siis meie nii-öelda töö on see, et meie siis seda siis nii-öelda siis seda nagu valideeritakse. Siis on siin veel olemas veel täitmata kujul ümbersõitude nimekiri ja lisamine. Ja jääteed. Jääteed on selline muidugi, et liialt tihti ei ole me kasutanud seda, aga ta on meil siin moodulis nii-öelda on meil ikkagi siia siis arendatud, et meil on varasemalt olnud vajadus selleks. Siis on siin kasutaja vaates. Praegu tähendab, mina vaatan oma vaates seda, et seda liiklusteadet on tegelikult, see on siis administreerijal, minul endal, aga niisamuti on ka siis õiguste haldus siin, et meie saame siit valida ja vaadata, millisel siis asutusel või KOV-il on siis, kas hakkab õigus ära kehtima või keegi soovib, et lisada juurde, siis meie saame seda siit sellest teha vastavalt siis nende vajalike väljade täitmisega, et registrikoodi on meil kohe kindlasti vaja, sest et selle järgi on meil e-äriregistri portaal seotud ja niimoodi me saame siin piirangute nimekirjas, me saame siis seostada mingisugust sisestatud piirangu kontaktide järgi, kui on registrikood valitud näiteks ja siis oskame nagu süsteemi järgselt oskab pakkuda ja nii-öelda valideerida seda vastavat ettevõtet või asutust. Ja siis on siin piirangu lisamisel, siis meie siis nagu täidame, aga nii-öelda asutuse poolt ootame, kes on siis töövõtja kontakt ja siis need teised väljad siin, et kas insener või tellija on siis, need ei ole nii-öelda kohustuslikud, aga et need aitavad meil lihtsalt hoida silma peal. Et tegelikult on sellest targa tee sisestusmooduli kasutamisest ja ennast registreerimiseks sellesse keskkonda, et meil on tegelikult koostatud juhend selle näol, kuidas volitusi saadakse teha, kuidas infot sisestada ja sisestamise delegeerimise võimalused, kuidas piiranguid sisestada ja kuidas siis lõpuks neid piiranguid näeb siis, et kas need tulevad siis lõpuks sellesse peavaatesse tulevad ka nagu esile, et siin ma võingi võtta mingisuguse konkreetse liikluspiirangu ja siin näitab, et kes on meil see kontakt, vastutab selle eest lisainfo, see on siis nüüd nii-öelda lisatud sellele juurde ja kõik nii-öelda siis vajalikud parameetrid selle nimel, et me saame selle juhendi selle jaoks nagu vastavalt soovile ja nii-öelda siis saata ja alati on võimalus tmc@transpordiamet.ee poole pöörduda, kui meil näiteks mõni piirang või näiteks mingisugune sisselogimine on ebaõnnestunud, et siis kontrollida üle, et meil oli vahepeal siin XD server oli maas ja siis väga mitmelt asutuse esindajalt tuli murelik kiri või pöördumine, et ei saa siia sisestusmoodulisse sisse, et selliste tehniliste nüanssidega me tegeleme ja lahendame alati nii kiiresti kui võimalik, et ikkagi tagada paindlik info liikumine ja jõudmine siis avalikkusele.
Nii. Aitäh, Mart. See oli nüüd jah, väga hea ja isegi põhjalik ülevaade sellest, mis see tarktöö on, mida see võimaldab. Ja siis, aga veel kord üle rõhutatakse, et ilmselt hetkel on niimoodi, et kõik kohalikud omavalitsused on targa tee kasutajad, et kui siin mõni omavalitsus kuidagi hetkel veel seda ei kasuta või mõtleb, et sinna mingeid asju panna, et siis põhimõtteliselt peaks täna olema igal omavalitsusel see juurdepääs sinna olemas, tuleb lihtsalt üles otsida, et kuidas, kellele täpselt need volitused on antud või siis on sul ka ülevaadet 79 omavalitsusest, ma ei tea, 60 on seal kasutajad, aga 19 ei ole või sellist ülevaadet hetkel nagu vist niimoodi kiiresti anda ei saa. Siin ma mõtlen, kui kohalik omavalitsus sooviks, et miskipärast hetkel ei ole kasutaja, et siis pöörduda Mardi poole ja Mart teeb kohaliku omavalitsuse kasutajaks. On see nagu selline hästi lühikene kokkuvõte? Siin otseselt niimoodi kokku loendanud ei ole, et kas kõik nii-öelda omavalitsuste üksused on selles listis, aga tegelikult need on need peaksid olemas meil siin. Et meil on ainult, kui meil on üldsegi muret või probleemi tekkinud, siis võib olla juhtunud päringu ebaõnnestumisega või et oleme soovitanud neile, et kui te sisse logida ei saa, et kas te saate üle vaadata, kas ega teil volituskehtivust ei ole kaotanud. Aga et meil on üldiselt. Ma võib-olla täiendaks, et tegelikult niimoodi, et igal kohalikul omavalitsusel peaks olema ligipääs nii-öelda sellel isikul, kes on siis äriregistris kohaliku omavalitsuse esindaja. Valdade puhul ta on vist tavaliselt vallavanem. Ja nii-öelda see esindusõigulik isik siis saab tema peab esimest korda sisse logima ja volitama edasi siis neid ametnikke, kes seda reaalselt kasutama hakkavad. Et me ise siin vist ei näe neid, et kes see täpselt kellele on KOV-is volitatud edasi see kasutamine, eks. Et aga kui nüüd ongi mõni kohalik omavalitsus soovib seda nüüd kasutama hakata, et siis kõige lihtsam on ikkagi saata meile sinna tmc@transpordiamet.ee äkki kiri, et me sooviks kasutama hakata, et siis me edastaksimegi väikse lühijuhendi, mis on just meile KOV-idele mõeldud vastu. Seal on siis ka täpselt kirjas need sammud, et kuidas see käib, et ongi, et kõigepealt siis äriregistris esindusõigus isik logib sinna sisse ja siis saab siis volitada need konkreetsed juba isikud seal vallavalitsuses näiteks, kes seda kasutama hakkavad, süsteemi kasutama. Ja siis sealt edasi juba volitus on tehtud, saavad need juba konkreetsed isikud, kes sellega tööd hakkavad tegema, juba ise ka sisse logida. Et jah, nende kasutatus ikkagi kahjuks võib öelda, et ikkagi tänaseks vähemus nii-öelda, ma täpselt numbrit ka ei oska öelda, aga mõned jah, siin näited näiteks Viimsi vallavalitsus tuleb kohe meelde väga usinalt täna kasutavad. Ja, siin ka oli palve, et see vist oli see TMC, et kirjutage vestlusesse ka, et emba-kumba, et siis ei teki kaheti mõistmist, et mis see aadress on, sest ma saan aru, et seda juhendit, eks ju, täna avalikult ei ole, aga kui sellele e-mailile kirjutada, siis see juhend siis saadetakse. Et siia vestlusesse kirjutage palun ja vist oli kellelgi vahepeal siin käsi püsti, ma ei pannudki tähele, kes see oli, et kui oli küsimus siin tekkinud, et siis küsige julgelt. Vabandust, lihtsalt üks, TMC. Väga... Ma just kirjutasin, jah. Just, aitäh. Hästi. Kui küsimusi või täpsustusi tuleb, siis julgelt küsige, täpsustage. Aga nüüd ma leppisin kokku, et Raplast siis, et väike kogemuslugu, et kuidas, milleks on kasutatud, kas see kasutamine on lihtne, keeruline, et siis
Vaatan siin kohe ka siis jah, Andre Andi, et kui sa oled Raplast olemas, et siis äkki lühidalt räägid, et Raplased, kuidas te selle kasutusele võtsite ja milleks seda siis kasutate ja kas siis kõik igasugused liikluspiirangud kannate tarka teesse või siis mitte päris kõike. Et äkki lühidalt siis annad nii-öelda Rapla valla kogemuse või vaate siia juurde. Nii, tervist ka minu poolt. Tere! Ma tegin väiksed slaidid ka, üritame siis neist kähku läbi minna siit. Ja, slaide näeme. Väga hea, aga siis alustame, et siis Rapla valla kogemus tark tee kasutamisel. Just. Et siis nagu varasemalt ka mainiti, kasutajaks saamine tegelikult on väga lihtsaks tehtud. Meie puhul, kui mina ametisse tulin, siis lihtsalt tuli vallavanemale öelda, et soovin seda nii-öelda kasutajad sinna, vallavanem siis logis sisse ja siis volitas mind kasutajaks. Et sellest rakendusest juba räägiti, sellest me siis pikemalt siin ei peatu, aga üleüldiselt ta tegelikult on väga selline efektiivne tööriist nii liiklejatele kui ka omavalitsustele. Et ja juba näidati ka tegelikult seda, nuka see tark tee välja näeb, aga võib-olla korra käis kiirelt kähku üle, et siis sisse logimine sisestusmoodulisse käib selle ülemise parempoolse infonupu abil, mida näidati, siis saab vajutada sinna sisestusmooduli teksti peale, mis viib siis sellisesse aknasse, mis viib järgmisesse aknasse, kus siis saab lõpuks sisse logida. Ja kohalikul omavalitsusel on natukene teistsugune vaade, et seal on natuke vähem võimalusi, aga ta näitab siis nii-öelda seda piirangute nimekirja ja siis võimaldab neid piiranguid sinna lisada. Ja neid saab siis kahte pidi lisada sinna. Üks on siis vasakult poolt sealt menüüst, kas siis piirangu lisamine või siis teine võimalus on minna otse siis kaardi peale. Kaardi peal siis Vabandust, Andre, et kui sa slaide ka praegu näitad, siis meil slaidid miskipärast ei vahetu. Kui slaidid peaksid sinu juttu toetama või peaksime me endiselt seda algusslaidi nägema? Vaata siis jah, üks väike tehniline. Ikka juhtub. Jah, nüüd on slaid number 6, mida kõik ilmselt näevad. 6. Nii, kas nüüd liigub? Ei liigu. Kui liigub, siis hästi aeglaselt. Siis ma panen siit selle ekraani pealt otse siit. Ehk siis sisse logimine sealt näeb välja selline, tuleb selline roheline ekraan ette, sealt sisenete. Logite siis oma mobiili-ID, Smart-ID või ID-kaardiga sinna sisse, kui te olete volitatud nii-öelda siis kasutajaks sinna. Ja siis näete enda nii-öelda kohalikus omavalitsuses erinevaid neid piiranguid, mis te siis olete seadnud teedele. Hetkel siin vaates on meil siis erinevad massipiirangud, mis teede peal on. Ja millel siis lõppaega ei ole, et siis need hetkel kehtivad. Muid piiranguid praegu hetkel meil ei ole. Aga nende piirangute lisamine just, seal on 2 erinevat viisi, et üks on piirangu lisamine siis siit vasakult vajutades siia ja teine on kaardi pealt. Aga mida ei näidatud, on tegelikult väga mugav on sealt kaardi pealt neid piiranguid lisada. Et kui valida siit siis kohaliku omavalitsuse teed, siis ta joonistab siia kaardi peale kõik siniselt kohaliku omavalitsuse teed välja. Ja kui te siis valite ühe nii-öelda objekti, saab kohe sellele teele siis selle uue piirangu peale panna sinna. Ja ülejäänud vaade oli juba see, mida teile tutvustati, et saabki siis märkida ära algus- ja lõpuosa kilomeetrid, siis selle piirangu mõju, põhjuse. Ja lõpuks, kui piirang ära salvestada ja valideerida, siis tulebki selline kiri, et piirang on valideeritud ja avalikustatud ja on see piirang seal nii-öelda siis live-kaardi peal ka kohe olemas. See on hästi lihtne ja mugav teenus, midagi keerulist seal ei ole. Aga lühidalt siis, mis üldse kohaliku omavalitsuse selline motivatsioon võiks olla või mis meil Rapla vallas motiveerib seda rakendust kasutama, on esiteks see, et see pakubki valda läbivatele liiklejatele siis sellist asjakohast liiklusinfot. Et üks asi on erinevad liiklusinfot jagada seal ajalehes või siis valla kodulehel või Facebookis, aga see ei jõua kõigini. Et erinevad logistikaettevõtted ja kes on läbisõidul, kes järgivad seda nii-öelda kaarti ja infot ja kuna see ühildub ka Waze'iga, siis see on väga selline hea seda sinna kajastada.
siis ta parandab ka liiklusohutust ja seda liikluskorraldust valla territooriumil. Kui sa panedki kuskilt mingi sõidusuuna kinni, siis sa saad tark teesse märkida ka need ümbersõidusuunad ära. Ja see liiklus muutub palju sujuvamaks, et keegi ei sõida sulle kuskile sinna tupikusse ja ei jää sinna liiklust takistama. Noh, muidugi ta suurendab inimeste sellist teadlikkust ja tegelikult tagab ka sellist läbipaistvust ja kontrolli. Et meil on olnud ka juhtumeid, kus mõni ettevõte pole näiteks seal kaevetööde lubat taotlema hakanudki ja on juba liiklus ära piiranud ja siis kuna see info kuskil ei kajastu, siis inimesed on osanud tähelepanu juhtida, et vabandust, et teil seal midagi kahtlast toimub, et vaadake üle. Et senimaani see kogemus on olnud selles mõttes positiivne. Et nagu ma mainisin ja näitasin, siis rakendus kasutada on imelihtne ja sellega väheneb ka halduskoormus. Et kui see info on sul kõik ühes kohas ilusti selgelt olemas, sul on seal erinevad kontaktid, kes liikluskorralduse eest vastutab, kes midagi teeb, et siis tuleb ka kohalikule omavalitsusele vähem kõnesid ja kirjasid. Siis peamised liikluspiirangud, mida meie kaardile märgime, on esiteks siis massipiirangud, erinevate tänavate sulgemised üritustega seoses, teeremondid ja siis ka trassi ja kommunikatsiooniga seonduvad ehitustööd. Ja me oleme võtnud põhimõtte, et me kajastame seal kõike, mis on meile teada ja mis võib liikluses häireid põhjustada. Ja selles mõttes on tähtis osapoolte vaheline koostöö ja õigeaegne teatamine, lubade taotlemine. Nagu ma mainisin sellest ühest juhtumist, siis kogu see info jõuabki ju, siis on lihtne, kui vald on tööde tellijaks, ja siis me saame alati selle info ära märkida. Aga kui kuskil keegi teostab kooskõlastamata mingeid tegevusi, et siis see info sinna ei jõua ja siis võib erinevaid probleeme põhjustada seal. Ja viimaseks võib-olla, mis tark teest ka natuke räägiti, seal oli see Delta andmevõrk. Et me üritame ka leida mingisuguseid lahendusi, kuidas neid erinevaid süsteeme siin ühendada. Et meil Rapla vallas on ka nüüd geoinformaatika spetsialist, kes meil siin kaardirakendustega tegeleb. Aga hetkel täpsema visioon või plaan selles osas hetkel puudub. Aga me teame, et see võimalus on vähemalt olemas meil oma ARKIS-süsteemis neid andmeid seal kajastada. Ja siis on ka mõned võimalused ja võib-olla ideed siin välja öelda, et tegelikult on üks rakendus nimega Anna teada. Ja selles rakenduses on selles mõttes selline üldine info, et seal on ka hea korra need probleemid. Aga seal tegelikult kajastuvad ka teede ja tänavate erinevad probleemid, näiteks seal löökaugud. Et üks idee, mida võiks mõelda, on see, et ka need Anna teada andmed kajastuksid seal tark tees. Et siis nad oleksid kõik ühes kohas. Praegu on see, et tark tees saad seal Waze'i andmeid inimeste poolt, Anna teadast saad siis neid, kes seal selles keskkonnas sisestavad neid. Nad on nagu erinevates kohtades. Või siis lihtsalt alternatiivina see, et Waze'ist tulnud teavitused vallale edasi saata, et Anna teada süsteemiga on hea see, et kui keegi midagi kuskil sinu haldusterritooriumil sinna märgib, et midagi on halvasti, siis tuleb sulle meili peale ka teavitus. Aga tark tees seda teavitust meil ei ole tulnud või me ei oska seda võib-olla seadistada. Siis tulevikus üleüldse tuleks ka kohalike elanike teadlikkust võib-olla info otsimisel kui ka edastamisel suurendada. Sest vallad saavad ka paremini planeerida oma erinevaid töid, kas või teehooldustöid, kus oleks vaja ülepindamisi teha või kus löökauke parandada, et see info oleks alati olemas, siis inimeste sisend on selleks ka väga tähtis. Et valdadel on üldiselt hea ülevaade oma tänavate ja seisukorrast, aga mõningad pimedad nurgad on alati igal pool, kus igale poole ei jõua. Ja üks mõte oli veel see, et tark tees tegelikult kajastuvad ka erinevad liiklusõnnetused ja seal näitab ju ära, kus kohas liikluskoormus jääb stoppama, kus seal kaardil siis läheb joon kollaseks või punaseks, et kus liiklus väga hästi ei liigu. Et selline info tegelikult oleks võib-olla ka väga teretulnud, et tulevikus saaks võib-olla paremini planeerida või liiklusohutuskomisjonis näiteks võtta arutellu, et kus lõigu peal juhtub rohkem õnnetusi, saaks analüüsida, et miks need õnnetused on seal põhjuse leidnud. Ja siis saaks ka tulevikus võib-olla koostöös Transpordiametiga vallad ka planeerida neid kohta ohutumaks ehitada, et
kui see info oleks varasemalt juba pikka aega teada või tuleks perioodiliselt, siis on lihtsam ka valdadel oma eelarvesse ükseid asju planeerida või üldse päevakorda võtta. Aga üldiselt see oleks minu poolt praegu kõik. Väga hea. Aitäh. Aitäh, Andrandi. Lihtsalt loen ka kõvasti ette, et see pärast muidu siia tähendab sellele salvestusele need vestlused ei jää. Et Kristjan lisab veel juurde, et info avaldamise motivaator lisaks kehtivale määrusele on ka siis üks punkt, mis ta välja toob, et saab ära hoida teede kahjustamist, kui massipiirang on paremini nähtav. Jah, aitäh Kristjanile selle kommentaarist. Aga kui keegi, kas on kellelgi mõnda märkust või kiiret küsimust Rapla valla kogemuse peale jagada? Et Kalle küsib, et ta ei olnud päris alguses kohal, et kas TarkTee on integreeritud ka Google Mapsi, sealhulgas kas info liigub kahes suunas, näiteks tee kasutamise koormuste live info. Sellele oskab, ma ei tea, kas siis Siim või? Ja ma võin vastata, et ei ole täna integreeritud, et Waze'iga on meil küll hea koostöö, aga Google'iga on nagu keerulisem, et kuigi see on üks kompanii selles mõttes, et Google omab Waze, aga nad ka oma vahel Google ja Maps ja Waze millegipärast ei suhtle, tundub siiamaani. Et jah, et meil on ka natukene ebaselge, et need tee sulgemised, et mis teed pidi nad sinna Google Mapsi jõuavad. Aga mingi hetk nad tavaliselt jõuavad, aga küll viitega, et kui Waze'i nad jõuavad ikkagi kiiresti ja kohe, et siis Google'is on niisugune viide. See, mis siin jah pakuti, et see Google Mapsi see live seis, et mis puudutab liikluse sujuvust ja ummikuid, et see tõesti väärib natuke uurimist, et kas Google põhimõtteliselt sellist infot väljastab, et küll juba raha eest, et nendel on jah, see liikluskiht tegelikult üsna täpne, näitab päris hästi, kui on kuskil ummik ja siis seda järjekorra pikkust. Et oleks tegelikult ju tore, kui seda oleks võimalik ka targastes kuvada. Täna me ikkagi seda liikluslaivi nagu liiklusummikuid me ei näita nii palju kui ainult nende meie oma loenduspunktides, kui seal on eks ummik, et siis see muudab värvi ja näitame. Aga need loenduspunktid on lihtsalt üle Eesti riigiteedel laiali, et nad ei ole sellistes tavalistes ummikukohtades. Selge, aitäh selle vastust. Aga mul on küsimus, et sa, Andrand, ütlesid, et kõik need tööd, mida vald ise planeerib, aga lihtsalt täpsusta või nagu kinnita või lükka ümber, aga et kui keegi tuleb Rapla vallas laata korraldama või ma ei tea, mingit spordi või ma ei tea, mingeid selliseid üritusi ja taotlevad ka seda avalikku ürituse korraldamise luba, eks ju, ja sealt on ka siis need andmed ilmselt olemas, et kas te siis sealt kannate ka need, et need laadal, seal on mingi, ma ei tea, tee kuskil, ma ei tea, liiklust piiratud või ümbersõit või seal spordivõistluse ajal on mingi, ma ei tea, rattavõistlus või jooksuvõistlus on seal ka mingi kiiruspiirang, et kas te need ka püüate siis targa tee süsteemi sisestada? Et kui on mingi üritus, mis eeldab tänava sulgemist või osalist sulgemist, siis me alati need kaardile märgime. Aga kui see üritus ei eelda seda tänava sulgemist, siis me ei märgi seda sinna. No muidugi, kui kiiruspiirang lisa näiteks, kui kiirust veel alandatakse, näiteks seal 50 alas, ma ei tea, pannakse 20 kilomeetri tunnis kiiruspiirang, siis seda saab kajastada seal, aga näiteks sellisel juhul, kus on kuskil tee ääres on mingi üritus, aga see otseselt tee sulgemistega midagi ei meeni, siis pole senimaani märkinud, aga samas see on hea tähelepanek. Võib-olla võib lihtsalt sinna märkida, et see on niisugune koht, kus tasub ettevaatlik olla liiklejatel. Kui seal mingit piirangut ei ole, siis ei taga võib-olla kaardile ka midagi märkida. Aga ma pidasin just ilmast, kui tee on suletud või mingi kiiruse piirang seal 70 pealt 50 peal või ma ei tea, mis iganes seal, vahepeal on mingid jooksu või rattavõistlused, mis lähevad üle tee, siis seal kuidagi neid kiirust piiratakse.
Aga selge, igatahes suur tänu, ma hetkel, Ja, Kalle, palun. ja ma tegelikult Andre käest küsisin seda üle, et kas sa oled nagu teinud need kanded, kas sel juhul, kui see on sama kiiruspiirangu kanne ja kui ta nii kohalikul tänaval kui liigub näiteks riigimaal ühtne, ütleme selles mõttes nagu piirang tekib, kes kannab, kui siin on 2 eraldi omanikku, kas see on ühildatud, et sina ainult selle kanda või Väga katkendlikult oli kuulda praegu. Kalle, ma tunnistan ka, et ma ei kuulnud seda kuidagi hästi katkendlikult, et mina küsimusest aru ei saanud, aga ma ei tea, võib-olla Andre sai aru, mis on küsimus. paistab, et ei saanud. Et midagi 2 inimesega, kui on 2 osapoolt, mis seal see lõpuosa oli? Just nimelt, et kui tegemist on 2 osapoolega, kohalik tee ja riigitee ja kui see kiiruspiirang on mõlemal korral, kumb kannab selle mõttes siia teesse. Nüüd ma sain aru, et kui on siuke sündmus, mis nii-öelda hõlmab nii kohalikku kui riigiteed, siis see tuleb nii või naa kõigepealt Transpordiametiga kooskõlastada. See on siis liiklusskeem, mis siis kohalik meil piirkondlik liikluskorraldaja Transpordiameti poolt siis üle vaatab ja kooskõlastab. Ja siis tavaliselt on olnud niimoodi, et kohalik omavalitsus ikkagi märgib enda teelõigu ära selle muudatuse ja siis Transpordiameti esindaja saab enda lõigu peal. Aga eelnevalt ka meil toodi välja siin nende Mardi ja Siimu poolt, et need töövõtjad saavad ka ise sisestada neid andmeid siin, et juhul kui siis kohalik omavalitsus ja siis Transpordiamet selle nii-öelda liikluskorraldusskeemi ära kooskõlastavad, siis see ettevõte saab seal ise ka sinna siis märkida, ma eeldan. Aga meil hetkel selliseid juhtumeid pole olnud või on väga-väga sellised haruldased. Tavaliselt on ikkagi see, et on kas siis kindlalt kuskil omavalitsuse tee peal või siis riigi tee peal toiming. Ma võib-olla lisaks nii palju, et meil on praktika, et sellised ettevõtted, kes seda pidevalt regulaarselt teevad, näiteks mingid liikluskorraldusettevõtted, et nemad ikkagi sisestavad ise, me nõuame neilt. Kui me ütleme üritusi, siis ka mõned ürituse korraldajad ka, kes regulaarselt ja rohkem neid korraldavad, et nendel ka nii-öelda selle ära õppinud ja sisestavad ise. Aga sellised võib-olla, kes kord aastas midagi teevad, et siis ongi, et meie ikkagi sisestame ise algusest peale siis selle piirangu. Meil käib see sisemine tööprotsess niimoodi, et kui see ajutine liikluskorraldus kooskõlastatakse ja antakse nii-öelda see näiteks sulgemisluba meie asutuse poolt, siis see jõuab meile ka kohe liiklusjuhtimiskeskusesse see info ja me saame sealt loalt selle siis täpse nii-öelda asukoha ja kogu selle info kätte ja siis sisestame ise. Aga jah, nii-öelda tihedamate kasutajate puhul ikkagi palume siis neil ise sisestada ja ettevõtete puhul on samamoodi, et äriregistris olev esindusõigus isik, ehk siis juhatuse liige tavaliselt saab esimest korda sisse logida ja siis saab volitada oma ettevõtte siis töötajad samamoodi nagu COVID-i puhul seda süsteemi kasutama. Aga valideerima siis ikkagi selle kinnitama peab selle ikkagi tee omanik, see roll jääb alati, et kui ongi niisugune piirang, et on pool teed on COVID-i teel, pool teed riigi teel, see tähendab jah, et kui ka näiteks ettevõte sisestab mõlemal teele, siis meie peame valideerima selle riigitee piirangu ja ikka COVID esindaja siis selle COVID-i osa piirangu. Nii, aga ma natukene vaatan, et me natukene oleme ajahädas, et võib-olla me päris 45 ka ei õnnestu lõpetada. Igatahes ma hetkel lõpetan siin selle targa teema ja aitäh kõigile praegu ja siis annaksin väga hea meelega sõna Tiiu Kelvistele Tartusse, et Tartu on katsetanud, kuidas liikluspiiranguid siis otse veisi kuvada. See seal läks ühesõnaga õnneliku lõpuni, aga siis ma tean ka, et Waze'il on see Waze for Cities on vist see
see nii-öelda selle, ma ei tea, võimaluse nimi, kui ka guugeldada, siis selle kohta sealt infot leiab, et siis põhimõtteliselt saab siis enda, kui on mingi infosüsteem, kus liikluspiirangud on, siis veisi kuvada ja siis, et kui seda teha, siis veis ka kogub ju hulga liiklejate andmeid, siis mingil määral on võimalik veisist linnal ka neid andmeid vastu saada, kui kuni teatud piirini, sest ma tean, veisjäri ettevõtted, siis mingil hetkel nad hakkavad neid andmeid müüma, aga seal on kuidagi võimalik, umbes ma ei tea, mingi liiklus ja ilmaandmed ise kokku panna, siis vaadata, et vihma sajab, et tõesti liiklus väheneb või mis seal siis juhtub, kui lund sajab või mis iganes. Aga siis, et milline on see Tartu kogemus, et Tartu on vist nüüd pool aastat umbes andmeid sinna veisi saatnud ja vist ka veisist vastu saanud, et kui palju, kas neid kasutatakse ja mis see lisaväärtus siis linnal on tekkinud. Et Tiiu, palun, sõna teile. Ja, tervist ka minu poolt. Ma kohe jagan oma ekraani ka, siis on ehk lihtsam jälgida, millest ma räägin. Aga lühidalt jah, räägin veisist. Ja siis ka võib-olla Tiiugi mainite ka ära, et miks siis Tartu sinna tarka teesse nagu läbi targa tee siis veisiga ei suhtle. Võib-olla selle ka ütlete ära. Ja, ma alustan algusest, et võib-olla siis jutu käigus on ka aru saada, et miks me niimoodi teeme, nagu me tänaseks teeme. Ehk siis ma üritan siis võimalikult kompaktselt täna siin kokku võtta selle, kuidas siis Tartu linn täna liikluspiirangutega seotud infot kogub ja siis ka edasi vahendab. Ehk siis kogu see teema sai alguse meil 3 aastat tagasi peaaegu, kui me otsustasime linnas siis, et eraldiseisvad sulgemisluba ja kaeveluba tuleks viia ühte tööprotsessi kokku, kuna nad mõlemad hõlmavad siis teedega seotud piiranguid. Ja kogu selle protsessi me läbisime siis 2 aastaga, ehk siis me viisime nii sulgemisloa kui siis kaeveloa ühte rakendusse kokku ja see protsess siis lühidalt hõlmab nagu ikka erinevaid etappe. Ilmselt on see KOV-idele väga tuttav, et ühe loa taotlemiseks peab siis töövõtja konsulteerima siis kas ühe või mitme ametnikuga ja varasemalt meie kogemus oli see, et väga segane oli kogu sellest protsessist arusaamine, ehk siis kelle juurde ma pean linnas või siis vallas pöörduma selleks, et siis vastavat luba saada. Ühesõnaga pikk jutt lühikeseks on siis see, et me lõime siia protsessi taha ühe targa vormi, ehk siis see tark vorm on tänaseks meie linnaportaalis, ehk siis võib-olla tuttavam nimi kõigile kuulajatele on Spoku. Ja see tark vorm siis võimaldab seda, ehk siis kes iganes tahab linnas tänavat sulgeda, ükskõik millise siis erineva töö aspektist, kas ta tahab maja värvida, tellingut paigaldada, ehitada, kaevata, ka avalikku üritust korraldada, siis kõik see asi käib siis läbi e-vormi, kus siis taotlejal endal on võimalik siis asukoha põhiselt näidata, kus ta töid teostab, mis perioodil ta neid teeb ja kogu selle protsessi tulemina siis, kui see saab heakskiidu, siis ta saab arve selle eest. Ehk siis see protsess on nagu terviklik, ehk siis me kinnitame selle, kus ta töid teeb, missugustel tingimustel ta töid teeb, mis ajal ta teeb ja kui see kõik on nõuetekohaselt lõpuks ka vormistatud, ehk siis ka dokumentatsioon on meile esitatud, siis me saadame endale ilusti arve ja kogu see menetluskäik jääb siis maha meie dokumendiregistrisse. Ja nüüd kogu selle e-vormi siis peale omakorda me oleme ehitanud siis erinevad väljundid. Osad väljundid on siis majasisesed, osad väljundid on avalikud ja osad on siis sellised teavituskanalid. Ehk siis kui siin eelkõnelejad ka mainisid, et tark tee teavitusi saada, siis meie saadame igasuguseid teavitusi. Ehk siis teavitame nii sulgejaid endid, kui nende näiteks esitatud tööd on siis tähtaja ületanud või siis meile teada olevalt nad ei ole esitanud raportit meile, mis annab ülevaate sellest, et nende tööd on siis kas jõudnud õigel ajal õigesse etappi või siis peaks nende etappe pikendama.
Samuti me võimaldame siis oma avaliku rakenduse kaudu kõikidelt huvilistelt tellida endale teavitus, ehk siis näiteks kui minu kodul lähedal toimub mingi sulgemine, ehk siis ma saan selle kohta infot enda e-posti aadressile. Maja sees me oleme siis kokku pannud sellise ametnike töölaua, ehk siis kogu ülevaade sellest, mis staatuses erinevad taotlused on. Ehk siis konteksti rikastamiseks siis Tartu linnas aastaga võetakse kuni 1000 erinevat sulgemisluba. Ehk siis neid andmeid, mis hooaja sees tuleb, on väga-väga palju. Ehk siis tihtipeale kaob see pilt eest ära, et kus on need asjad, mis on töös, kus on need, mis on lõpetamise ootel, kus on uued sisse tulnud asjad. Ehk siis selle jaoks me tegime sellise spetsiifilise töölaua, ehk siis ametnik, kes peab seda taotlust siis heaks kiitma, saaks kiiresti navigeerida siis erinevas staatuses olevate taotluste vahel. Ja kõige viimase asjana, ehk siis kõige uuem nendest asjadest, mis me oleme teinud, ongi siis andmete saatmine Waze'i. Ehk siis Waze'i jaoks me tegelikult ei teinud midagi uut, vaid me lihtsalt kohandasime natukene neid andmeid, mis meil juba protsessis sees tekivad. Ehk siis need samad sulgemisalad, mida siis taotleja meile esitab, mille all ta peab siis märkima, et milline on erinevate teede läbitavus. Need samad teedeljed siis vastavalt Waze'i nõuetele me ka neile edastame. Ma näitaks nüüd, põhimõtteliselt lühidalt siis kokkuvõtteks ongi siis see, et meie andmestik täna kätkeb endas siis asukohta, läbitavust ja ajalist kestvust. Et need on need põhilised asjad, mida siis ühe tee kohta peaks olemas olema selleks, et neid andmeid Waze'i saata. Ja kogu see süsteem koosneb siis väga paljudest erinevatest tabelitest, aga need tabelid on siis valdavalt vajalikud selleks, et seda sulgemismaksu või sulgemiste taotlusprotsessi hallata. Et neid, kogu seda süsteemi, mis siin näha on, ei ole vaja selleks, et andmeid Waze'i saata, küll aga meie vaates nad tekivad kõik samas protsessis, ehk siis kui see alusmudel on juba paigas, siis siit Waze'ile sobivaid andmeid saata on väga lihtne. Ehk siis keskne tuumik on siis siin ekraani keskel, mis on siis sulgemisala, kus siis töövõtja ütleb, et mis ajal ta mis töid teostab ja siis iga selle teostamise töö kohta ta siis hindab ära ka teede läbitavuse taseme. Ehk siis mis sõidurajad on kinni, kas sealt saab läbi ja kõik muu seesugune. Ja Waze on siis selles mõttes eraldiseisev andmekiht, kuna Waze'il on teatavad nõuded, mille osas ta siis neid teid oma süsteemi vastu võtab. Waze ise siis lubab kõikidel, kes vähegi soovivad luua endale Waze'i partneri konto. Nad nimetavad seda keskkonda Waze Partner Hubiks, mis on siis siuke lihtne veebikeskkond, kus sa saad endale konto luua, hiljem sinna sisse logida ja selle kaudu käib ka siis selle teenuse edastamine ja seadistamine, kust kaudu siis Waze ise hakkab andmeid siis endale tõmbama. Mis võib-olla on oluline ära märkida on see, et Waze ei paku partneritele testkeskkonda, ehk siis kui tahta nagu proovida, et kas mul need andmed sobivad või sobi, siis need lähevad tegelikult kohe sinna mobiilirakendusse. Ehk siis see validatsioon käib tegelikult juba live-keskkonnas. Ja seda siis, mis kujul Waze neid andmeid vastu võtab, siis on olemas selline leht nagu Waze Data Feed, võin selle korra lahti ka teha, ehk siis tegelikult siin on lihtsas inglise keeles siis ülevaade kõigest sellest, mis asi see üldse on ja siis võib-olla täpsemalt, et kuidas siis Waze'ile edastada neid sulgemist infot, on siin siis ilusti toodud punkt-punktilt, mismoodi peab olema see andmestik siis genereeritud ja mis on need baasandmed, mida Waze selle jaoks vajab. Ehk siis see nõuded ja dokumentatsioon on tegelikult üle veebi väga hästi kättesaadavad. Infovahetuse detailidest ka veel. Ehk siis Waze, nagu ma ütlesin, küsib ise meie andmeid. Meie neile midagi ei saada peale selle, et me oleme neile teenuse välja jaganud, mille kaudu nemad siis küsida saavad. Ja Waze küsib iga 2 minuti tagant. Protsessi ise taustal, ehk siis see sulgemise, taotluse, kinnitamise ja tegeliku sulgemise protsess nii tihti ei muutu.
ehk siis iga 2 minuti tagant meile neil uut infot pakkuda ei ole, ehk siis meie sisemiselt uuendame Waze'ile pakutavat teenust 3 korda päevas. 1 kord peale südaööd, 1 kord peale keskpäeva ja 1 kord peale tööpäeva lõppu, ehk siis peaksid olema kaetud kõik need sulgemised, mis hakkavad siis mis on näiteks rakendunud juba hommikupoole, ehk siis ametnik on ära kinnitanud ja võib-olla juba õhtul läheb töösse, siis see info jõuab ilusti Waze'i ja ka sellised, mis siis kinnitati ära tööpäeva lõpus ja rakenduvad näiteks järgmisel päeval, ka need jõuavad siis ilusti Waze'i. Ehk siis see on selline asi, mida saab ise maja sees kontrollida, et kui tihti sa soovid seda Waze'ile pakutavat andmestikku siis uuendada. Mis siis on need põhilised asjad, mis Waze täna vastu võtab? On see, et ta võtab infot vastu ainult sõiduteede kohta ja need peavad olema pikemad kui 30 meetrit, ehk siis selliseid väga väikeseid teetööde alasid, näiteks mingi kaevuluugi parandus, siis seda ta vastu ei võta, sest see tee pikkus, mida see hõlmab, on lühem. Omakorda siis meie saadame täna teatavate erinevate märgenditega siis mingit tüüpi töid, ehk siis load closure on siis sellised teetööd, kus siis läbitavus tingimus on see, et läbitavus puudub, seda on, et tee on täiesti kinni. Lisaks siis hazardmärkega me saadame kõik need teed, kus on osaline läbitavus, et näiteks on ümberpõige, ehk siis ühes sõidureas on mingisugused häiringud. Ja lisaks me saadame siis ka eventmärkega nii-öelda sulgemisi või liiklushäiringuid ja need on siis seotud avalike üritustega, kus toimub siis mingisugune liikluskorraldus muudatus. Ja ma tõin siia näiteks ka sellise, et kuidas see tabel siis välja näeb, sisuliselt me oleme loonud siis enda süsteemi Waze'i dokumentatsioonile vastava andmetabeli, see on siis joonegeomeetrikiht ja seal on siis need kohustuslikud väljad ja siis üks selline väli, siis, mida me ise genereerime selleks, et me saaksime siis samale sulgemisele uuendusi peale saata. Ehk siis, kui näiteks mõni teetöö või siis remonttöö pikeneb või ka lüheneb, ehk siis selleks, et mitte ära kaotada seda Waze'i juba saadetud objekti tunnust sellega, mis siis meil taustal muutub, siis me kasutame siin sellist ise genereeritud ID-d, mis siis aitab neid uuendusi ka siis nendele edastada. Ja põhimõtteliselt midagi muud tegema ei peagi, kui see tabel on olemas, siis piisab sellest, kui, kes on vähegi ArcGIS platvormiga tuttav, siis piisab sellest, kui te avaldate sellest teenuse ja siis teenuse seadistamise aknas, ehk siis REST-päringu query aknas siis annate kaasa kõik kirjed ja siis kõik need kohustuslikud väljad, mida siis Waze enda keskkonda ümber tõlgendab. Et ma võin ka korraks seda keskkonda siis meeldetuletuseks näidata, ilmselt olete seda kasutanud. Ehk siis sisuliselt see on siis teenuse kiht on lahti võetud, kus on siis suletud päringu vorm ja siia saab siis sisse kirjutada sellise lihtsa klausli, et saada kõik ja siis siia ma olen toonud need kohustuslikud väljad, mida siis Waze nõuab. Ja siit alt on siis näha ka see query tulemus, kus antakse siis kaasa objekt koos nimega, kuupäevadega ja siis selle joone asukoha punktidena. Ja see vist oligi minu poolt kõik. Mul oli üks pilt veel. Ehk siis see on see, milline näeb see Waze for Partners Hub, et kui sa sinna sisse logid, siis sa põhimõtteliselt näed iga oma teenuse kaudu liikuva objekti siis staatust, et kas see on ilusti korras, kas info on liikunud. Kui ei ole liikunud, siis saad ka teavituse selle kohta, ehk siis sa saad ise sealt hallata kõiki oma neid objekte ja vaadata, et kas siis õiged asjad on õigel ajal jõudnud süsteemi. Nii, aga see oli küll minu poolt viimane slaid. Aitäh, Tiiv. Ma siin ütlen alati jah, et 14.45 on kuidagi öeldi selle koosoleku lõpp, et kes peab ära minema, et siis loomulikult aru saada, aga et siis kellel on huvi või ei peab ära minema, siis küsige seda salvestist ja ma hea meelega jagan.
et meie koosolekut 14.45 ära siiski ei lõpeta. Ma loodan, et kes siin lõpus pidi esinema, et siis tal on ka võimalus ikkagi rääkida. Ja siis võib-olla ka väike arutelu, sest tegelikult see arutelu koht nii-öelda ongi, et mitte üldse soovimata kuidagi mingit teravust tekitada või sama küsimus, et miks Tartu need andmed saadab, eks ju, Waze'i, et miks te ei saada neid tarka teesse, seda sama asja, et siis targa tee peal ja siis sealt läks Waze'i. Aga jah, vastus on see, et tark tee seda täna ei võimalda ja see arutelu, seda just nimelt nagu selle kohtumise lõpus oligi plaanis äkki pidada, et kui suur ja see omavalitsuste huvi on, sest tegelikult on ka ilmselt Transpordiamet võib-olla oleks nõus selle andmete impordiga sinna tarka teesse ehitama, aga kui omavalitsustelt jällegi seda infot ei tule, sest see ehitamine ka ei ole päris tasuta, et see peaks siis ju niipidi käima, et kui see võimalus on olemas, siis ka omavalitsused saadavad, kas lisaks Tartule veel keegi seda saadaks ja kas omavalitsustel päriselt see huvi ja tahtmine niipidi neid andmeid sinna saata oleks, sest Tartul tõesti on üks ju tuhatkond seda piirangut, aga tõesti väiksematel omavalitsustel, kus neid on võib-olla iga kuu 2-3 tükki, neid majandab käsitsi ära, need topelt, aga Tartu puhul, kus see lihtsalt ei tundu mõistlik, et see 1000 piirangut siis sealt süsteemist käsitsi sinna tarka teesse panna. Aga ma jätaks selle arutelu või selle mõttevahetuse nagu selleks meie kohtumise lõppu, aga siiski praegu, et kas on kiiresti Tiiule mõni küsimus või ma ise küsin, et Tiiu ma mainisin, et nii palju, kui ma ise olen aru saanud, et Waze'ist saab mingit, ma ei tea, mingit seda kasutusstatistikat ja nii-öelda tagasi ka, kuigi seal vist on siuke mingi konks, et midagi saab ja siis kui rohkem päriselt tahad, et siis pead maksma, et kas Tartu on ka Waze'ist saanud, ma ei tea, mingi tänavate kasutusstatistikat või seda sagedusstatistikat või midagi muud, et kas see, mida see Waze justkui annab tagasi, et kas see on ma ei tea, kasulik, väärtuslik asine info? Ja kindlasti ta on väärtuslik ja asine. Mis meie tegime oli see, et me küsisime siis oma teedeteenistuse töötajatelt, et kas on mingit andmekihte, mida nad siis Waze'ist oma nii-öelda kaardirakendusse või töölauale lisaks tahaksid ja siis nad tõid välja põhimõtteliselt 2 asja. Üks oli see sama, mis siit läbi käis, oli see ummikute teema, ehk siis tegelikult ka Waze näitab välja seda, kus liiklus liigub aeglasemalt kui tavapärane, ehk siis aeglasemalt kui see maksimaalne lubatud liikumise kiirus sellel tänavalõigul, ehk siis seda infot, aga see on selline andmestik, mida peaks siis ka maha salvestama, et hiljem siis hinnata seda, et kas mingi piirangu tõttu kuskil seal ja seal tekkis siis see ummik või siis see oli näiteks pikem kui tavaliselt, ehk siis see on selline nii-öelda liiklusvoogude analüüsi teema, mida me täna veel päris ei rakenda, aga selle vastu huvi tunti, ehk siis me saame uurida seda täpsemalt. Küll aga on juba täna võimalik kogu see andmestik, mida Waze sinna rakendusse välja kuvab, meie töö nii-öelda ametnikele siis laua peale näidata. Ehk siis tegelikult on see jälle lihtne veebiaadress, sa saad selle võtta ja panna enda rakendusse ja siis töötaja ise siis saab kõigele muule andmestikule ka seda vaadata. Ja teine asi, mida nad välja tõid, on siis need, mida raporteeritakse just kevadel, ehk siis praegu on need igasugused löökaugud, ehk selle pihta saab siis meie siis ametniku töövõtja ise käia need kohad läbi ja juba ka tööd ära teha. Ehk siis kuna neid andmestikud on kõik teenustena välja jagatud, siis me isegi ei pea seda kuhugi endale salvestama, vaid kuna meil on leping töövõtjaga, kes vastutab löökaukude esmase paranduse eest, siis me jagame juba seda infot kohe talle. Ja siis hiljem see töövõtja lihtsalt nende samade asukohtade peale, kus ta siis ära käi ja tegelikult auk oligi kriitiline, siis me siis arveldame selle pealt. Ehk siis me jätame ühe tüki siit vahelt ära, ehk siis me ei tõmba endale, siis ei jaga edasi, vaid näitame kohe sellele, kes meil tegelikult vastutab selle eest, et oleksid asjad korras. Aga jah, ma arvan, et need on väga kasulikud andmed, lihtsalt võib-olla veel nende kasutamise rakendamine on veel see, kus me ise vajame natukene aega. Ehk siis võimalused on selles suhtes
olemas. Okei, väga põnev ja tegelikult oleks siit hästi põnev ka seda arutelu jätkata, et küsida transpordi, kuna Transpordiamet annab, et siis ilmselt ka Transpordiamet saab Waze'i käest samamoodi üle Eesti neid andmeid, aga võib-olla selle jätame sinna sellepärast, et väga vabandan, me oleme ajast küll üle, aga Enrico Laanemäe Kliimaministeeriumist, et meil on siin ka 3. punkt, et andmete avaldamine liiklusseaduse muudatusettepanekud ITS direktiivi andmete jagamise kohta, et selle kohta igatahes Tiiu suur tänu, et Enrico, et siis sõna teile. Nii, tervitused minu poolt, Enrico Laanemäe, mina Kliimaministeeriumist digitranspordi valdkonna juhina. Räägin siis sellisest suurepärasest direktiivist, intelligentsete transpordisüsteemide kasutusele võtmine ja liidestamine siis erinevate transpordiliikidega. Ja nendes kohustustes siis kohalikele omavalitsusüksustele. Räägin sellest teemast ka 2. aprill transpordi ja teede töörühmas, kus paljud teist on tõenäoliselt ka kutse saanud. Nii. Miks seda direktiivi siis üldse toimetama hakati, oligi eesmärgiga see, et ümber kujundada transpordisüsteem, et andmed oleks siis digitaliseeritud ja neid efektiivselt kasutaks. Et eelkõige oleks siis mõte kogu selle asjal see, et ühtlaselt ära kirjeldada üle Euroopa need liikuvusandmed, mitte teistpidi, et me kirjeldame neid andmeid vastavalt sellele, kuidas üks või teine andmetarbija sooviks neid andmeid saada, vaid see peaks käima teistmoodi ja need andmed peaksid olema laialdaselt siis kasutatavad. Ja kõik, kui me need andmed suudame laialdaselt kasutavaks teha, siis ta toob üldsusele päris suurt kasu, mis nende andmete põhiselt on võimalik siis luua. Et see direktiiv siis loobki aluse turvalisemaks, nutikamaks ja keskkonnasõbralikumaks transpordivõrgustikuks. Et see direktiiv sätestabki ära, milliseid andmeliike on siis kohustuslik jagama hakata läbi ühtse juurdepääsupunkti. Ma selle juurde tulen hilisemalt ka kohe tagasi, aga et lihtsalt arusaam tekitada, et siis see direktiiv ei tähenda nüüd seda, et kui mul mingisuguseid loendurid või andmeid ei ole, et siis ma investeerin täiendavalt kuhugi taristusse, see ei ole eesmärk. Eesmärk on see, et kui need andmed on digitaalsel kujul olemas, et siis me teeme need andmed kättesaadavaks. Ja lisaks ta on siis teatud geograafiline kohaldamisala, millal ta siis rakendub, on siis üle-euroopalised põhi- ja üldvõrgu maanteed ja pluss siis linnatranspordi sõlmed, ehk siis urban node'id meie mõistes siis Tallinn ja Tartu. Et väiksemad üksused, kus neid teid ei ole, et siis nemad otseselt sinna direktiivi alla ei lähe ja see kohustus sinna ei rakendu, aga see ei tähenda, et me üleriiklikult ei võiks ühel päeval seal olla, kus kõik jagavad oma andmeid siis ühtemoodi. Et siin on lihtsalt näide sellest, mis andmeliikidest siin jutt käib. Paljud andmed iseenesest on meil ka täna ära määratud ka selles samuses liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelualase loa taotlemise, loa väljastamise korras, et iseenesest andmed, mida täna tuleks juba tuleb tulevikus jagama hakata, peaks juba ka täna läbi selle tarkteed sisestusmooduli kättesaadavaks tegema. Ma ei hakka siia hetkel aega panustama selle pealt, me neid kõiki andmeliike siin läbi käiksime, et nendega saate sellest ITS direktiivi lisa 3 täiendavalt tutvuda. Siin ongi teede sulgemine, sõidurada sulgemine, teetööd, millest on ka siin eelnevalt ilusasti ka juttu olnud. Et kui me räägime siis nõuetest, mis siis direktiiviga kaasnevad, et siis nii nagu mainitud, siis standardiseeritud andmevahetsus lihtsustab erinevate süsteemide koostööd, et andmed on täpsemad, kiiremini kättesaadavad. Kui me räägime andmevahetusstandardist, siis selleks saab olema TATEX 2, mis on siis seal direktiivis välja toodud, et me saaksime nendest andmetest, kõik saaksid andmetest ühtemoodi aru ja ka nende metaandmete kirjeldamine on siis Mobility Ticket formaadis. Lihtsalt tänu sellele, et ka need andmetarbijad on täna välja toonud selle murekoha, kus andmevaldajad kirjeldavad oma andmeid äärmiselt erinevalt, et
need andmetarbijad ise ei saa aru, millega on tegemist. Selleks, et seda kogu ühtlustada, ongi vaja teatud standardid mängu tuua. See küll teatud mõttes raskendab, ma toon siin Tartu näite, kes siin väga suure töö on ära teinud, aga täiendavate standardite kasutusele võtmine nõuab teatud lisatööde tegemist, kuigi eelnevalt on väga hea töö juba tehtud, aga lihtsalt, et nendest andmetest ei saaks ühtemoodi aru Waze, vaid siis ka näiteks TomTom ja nii edasi, et siis tuleb kasutusele võtta ühtsed standardid. Ja siis nii nagu mainitud ka sai, et siis liikmesriikidel tuleb luua ühtsed juurdepääsupunktid. Täna seda funktsionaalsust on osaliselt täitnud TarkTee, mida siis Tram on sinna haldanud, aga uus juurdepääsupunkt luuaksegi Eesti avaandmete teabeväravasse lihtsalt selle eesmärgil, et kõik andmed, mis Eestis on avalikult kättesaadav ja jagatavad, need koondame sinna ja seda mõistlik ühte kokku tuua. Et siis selleks ongi täna siis suuresti 2 varianti. Variant 1 on andmete edastamine API vahendusel. See on siis Tartu näide, kus neid andmeid on rohkem ja kus on mõistlik see liidestus ära teha ja see kulu vastu võtta, et me saaksime neid andmeid laialdasemalt kasutada. Ja variant 2 ongi siis kasutada TarkTee sisestusmoodulit, eriti väiksemate kohalike omavalitsusüksuste puhul, kui me räägime üle-euroopalisest üldvõrgu maanteest, kus on mingisugune lühike lõik nende kohalike omavalitsusüksuste haldusalas, siis seda API liidestust tõenäoliselt tänasel hetkel ei ole mõistlik tegema koheselt hakata, aga tuleviku eesmärk oleks kindlasti see, et nügida meid kõiki sinnamaani, et need API liidestused on tehtud ja andmeid jagaksime laialdasemalt kui ainult see kohustus, mis tuleb direktiivist, et me see lõpptarbija saaks sellest suuremat kasu ja ta teaks, ja kus on just parasjagu teetööd, kiiruspiirangud ja mida muud veel kolmandat. Et selleks me ka täna planeerime siis liiklusseaduse muudatusi. Nii nagu öeldud sai, siis Eesti avaandmete teabevärav saab olema siis riiklik juurdepääsupunkt. Direktiivides määratletud andmeliikide siis valdajad, kes on nende andmeliikide andmevaldajad, tagavad siis nende andmete masinloetaval kujul kättesaadavuse siis läbi Eesti avaandmete teabevärava ja siis andmevaldaja vastutab andmete ajakohasuse ja korrektsuse eest. Andmevaldaja saab siis ise valida, kas teeb need andmed kättesaadavaks tasuta või tasuliselt. See variant on olemas, eks seda siis saab iga andmevaldaja ise otsustada, kuigi soovituslikult on need andmed ikkagi kätte teha tasuta. Ja Transpordiametist saab siis pädev asutus, kellel on õigus siis teostada järelevalvet ja vastavushindamust nõuete täitmiseks. Et eesmärk on eelkõige see, et mitte kellelgi täiendavat kontrolli teha, vaid just pigem võtta seda selliselt, et toetada nende andmete kättesaadavaks tegemist, et see on see number 1 prioriteet, et seda toetust koos RIA-ga kindlasti hakatakse ka pakkuma. Et selliselt hästi kiire ülevaade minult poolt ja Kristjan Tuubas Transpordiameti puhul tahaksin lõppu ka paar sõna veel omalt poolt ka lisada. Jaa, aitäh Enrico. Et see on siis selline lahendus, et me eelmine aasta siin tegime ühe analüüsi ja siin külastasime ka KOV-e ja sai selgeks, et see riiklik ühine juurdepääsupunkt masinloetavale andmestikele, et see on mõistlik Eesti riigis teha juba olemasoleva Eesti avaandmete teabevärava juurde. Ma nüüd räägin, et see näeb siis välja selliselt, et andmed on kõik omanike juures. Andmeid ei tõsteta kokku teabeväravasse. Teabeväravas hoitakse siis ajakohast metaandmete kataloogi, kus on siis andmed ära kirjeldatud ja andmesoovija siis minnes teabeväravasse leiab endale vajalikud andmestikud ja sealt ta saab siis andmeomaniku API juurde edasi minna andmeid tarbima. Et see on selline konstruktsioon, et kus siis andmeomanikul on vastutust oma andmete jagamise jaoks. Ja teabevärav on siis see koht, siis sisuliselt kataloogisüsteem, et see tundus kõige mõistlikum.
ja täna siis Transpordiamet on tegemas koostööd nii Kliimaministeeriumiga kui ka Riigi Infosüsteemi Ametiga, et selline nii-öelda ITS-napp kataloog välja arendada avaandmete teabevärava juurde selle aasta lõpuks. Et avaandme teabevärav lansseerib tegelikult selle aasta keskel kuskil, ütleme siis täiesti uue teenuse, uuendab ennast ja siis aasta lõpuks me saame sinna ITS-napp nimelise, mis on siis liikuvusandmete eraldi kataloogi. Et sinna siis sellega tuleb siis hakata tööd tegema nendel, kellel on selliseid andmeid, mida siis ka loodav siseriiklik seadusandlus, mis nõuab nende avaldamist. Aitäh praegu! Et selline kiire ülevaade meie poolt, igatahes kui kellelgi on ka jooksvalt küsimusi, siis andke kindlasti meile sellest teada. Kohalikele üksustele, kes on sellega seotud, ma olen juba eelnevalt ka kirjutanud, aga kui kolmandad osapoolt, kellel ma täna ei ole kirjutatud, tunnevad selle vastu huvi, siis hea meelega võime omavahelise kohtumisi täiendavalt teha ja seda teemat lähemalt ka selgitada. Et ma saan aru, et üks või omavalitsustele see ei ole päris uus info, et siit seda infot on jagatud ja mingi suhtlus siin käib, aga veel kord nagu kokku võttes, et see viimane, need direktiivi nõuded, et selle põhimõtteliselt Urban Hub Eesti mõistes siis oleks siiski Tallinna, Tartu ja ma ei tea, Viljandit, Valgat, Rakveret, ma ei tea, Paidet või mis iganes, Raplat. See direktiiv ja sealt tulevad nõuded ei puuduta. Just, et see puudutab siis, nii nagu mainisite Tallinn, Tartu ja lisaks põhivõrgu üle-euroopaliste põhi- ja üldvõrgu maanteid, mida suuremas osas haldab Transpordiamet, aga seal on lühikesed lõigud, mis kuuluvad siis ka kohalike omavalitsusüksus, näiteks võin siin Haapsalu näiteks tuua, et neil on teatud teelõik, mis siis jookseb sellest üldvõrgust läbi, et siis selle üldvõrgu maantee kohta on nad kohustatud neid andmeid edastama, näiteks teie töö on seal üldvõrgu lõigu peal, et need andmed tuleks kättesaadavaks kindlasti teha, aga kui on juba selle väikese lõigu kohta need andmed kättesaadavaks tehtud, siis oleks juba tõenäoliselt mõistlik võib-olla vaadata ka kohaliku omavalitsuse suuremat pilti. Ja siis et sellest aru saada, kindlasti võib-olla on kõigis asi selge ja infot piisavalt, aga siis võtame selle Haapsalu näite, et põhimõtteliselt siis ideaal oleks see, et kui Haapsalul ei ole mingit infosüsteemi, mida liidestada, mille kaudu siis neid andmeid jagada, et siis põhimõtteliselt miinimum, mida nad teha saavad, kui neil spetsiaalselt oma infosüsteemi ei ole, nagu siin Tartu näide oli, et siis tark tee kaudu neid piiranguid sisestades põhimõtteliselt on asi kosser, et nõuded täidetud. Sest sealt need andmed liikuma lähevad. Jah, suures pildis võib selliselt vastata, sest täiendavate liidestuste tegemine selle väikese lõigu kohta oleks ilmselgelt ebamõistlik ja seda tööd keegi tõenäoliselt ei sooviks ka ette võtta. Lisaks ma näen siin ühte kommentaari Pärnu kohta, ka Pärnus on väikene lõik. Asjaomastele ma olen ka muidugi seda infot siin saatnud, aga võib-olla siis tuleb seda ringi veel siin natukene suurendada. Kui ma juba siin Pärnus oli üks lõik, Jõhvis oli üks ja võin siin eksida, mitte ei eksi, vaid ka Narvas oli üks üldvõrgu lõik. Kristjan tahab ka siin veel lisada. Ja ma nimetan siis seda, et täna Transpordiametil ei ole plaanis ehitada targa tee juurde andmete importimise apit kui sellist. Et kellel on see kohustus, suurtel linnadel avaldada oma andmed, siis seda tuleks oma api ise teha vastavalt nõuetele. Ja alternatiiv siis, kui sa oled väiksem, ja sul on see kohustus, saad kasutada siis Transpordiameti targa tee sisestusmoodulit. Ma juhin muidugi tähelepanu, et riiklik määrus selle kohta kehtib üle Eesti ja selle mõte on selles, et kogu Eesti transpordisüsteemi kohta oleks andmed kättesaadavad. Et see aitab meid kõiki, tegelikult.
Aitäh! Jah, noh, see on nagu hästi selline, jah, kohustus on ja ka suurtel linnadel, aga noh, nagu jälle võtame nagu niimoodi, eks ju, oktoobris toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, eks ju, enne toimuvad valimiskampaaniad, kes lubab siin, ma ei tea, koolivõrku korrastada, kes parke teha korda või mis iganes. Ja siis on niimoodi, et need inimesed, kes nüüd volikogusse siis valitakse, nad on siis nagu pildi ees, et oi, et see, mis te valimistel lubasite, unustage kõik ära, et nüüd teil tuleb hakata hoopis igasuguste liidestuste jaoks nagu raha, et põhimõtteliselt loogika on väga lihtne, et kui riik paneb kohalikule omavalitsusele kohustuse, siis riik ka selle kinni maksab just nimelt selle tõttu, et need inimesed, kes volikogusse nagu valitakse, et valimistel ka mingi mõte oleks, muidu see mõte nagu kaob või lahustub ära, et need inimesed, kes nagu volikogusse valivad, vaatavad, nad ei saagi oma valimislubaduse ellu viia, sest riik on pannud kohustuse, et palun väga, et eelarve raha nüüd siis sinna. Okei, see ei ole nii mustvalge ja ma natukene... Lihtsalt ma nüüd kindlasti tulen ka siin natukene kaasa. Väiksematel üksustel sellega täna täiendavat kulusid ma ei näeks, et kaasneks, kui nad seda sisestusmoodulit puhtalt kasutavad. Tallinna-Tartu puhul on erisusi, nendega oleme ka omavahel otseühenduses, et leida sobilikke lahendusi, et need asjad saaksid soovitud kujul tehtud. Ja päeva lõpuks tuleb vaadata, mille jaoks me seda ikkagi teeme. Me ei tee seda lihtsalt kohustuse pärast, vaid me teemegi selle samuse valija pärast seda, kes valima ka tuleb. Et tema on see lõpptarbija, kes siis ka neid sellest ju kasu saab, et näha, et mul on kiiruspiirang, mul on teetööd, sõida sealt läbi või mida iganes, et see tuleb ikkagi lõpptarbijale kasuks ja sellepärast me ju ka üheskoos seda tööd siin teeme. Just, et ma ei taha ka kindlasti siin kuidagi suurt vastandamist teha, aga et ma käin veel korra selle üle, et Kristjan ka nagu ilusti ütles või väga selgelt, et targale teele seda liidestust siis luua plaanis ei ole. Et kas ma saan aru, et see on, ütleme näiteks, et ma ei tea, Pärnu, Saaremaa või ma ei tea, Haapsalu või kes iganes, et kui neil on infosüsteem, et siis selles suhtes nende andmed automaagiliselt siis tarka teesse, ma lihtsalt niimoodi kõvasti mõeldes, et nad teevad selle oma süsteemidesse API liidestuse ja siis on ka, eks ju, see operatiivteenistused ilmselt siis hakkavad seda API-ga korjama neid andmeid, et see kiirabi ja pääste ja kõik sõidetud saaks. Et see on siis ilmselt see loogika, et nagu operatiivteenistustel ka oleks see viimane info olemas, et see tuleb siis niipidi see süsteem üles ehitatud ilmselt. Või seda muidugi raske kommenteerida, et mida see SMIT nagu teeb, et see oleks ju nagu läbi targa tee neid andmeid jagada võib-olla lihtsam, aga võib-olla ka mitte, et seda saab nii ja naa üles ehitada. Ja siin ma võib-olla toon näite nagu Tallinna kohta, et Tallinna on ka sarnane nagu Tartus küll palju vanem süsteem, kus on need load, samamoodi kaeveload ja kõik koos. Juba aastad tagasi analüüsitud, et me võiks ka tarka teesse otseselt andmed võtta, aga andmemured pidid täiesti teistsugused olema, see pidi olema ülikeerukas, see nagu liidestamine. Ja tänaseks me oleme Tallinnaga nii kaugele jõudnud, et meil on vähemalt nagu kokkuleppe olemas, et vähemalt ette planeeritud sulgemised, et ikkagi Tallinn hakkab ka läbi selle sisestusmooduli või siis paneb oma lepingupartneritele kohustuse, vähemalt ette planeeritud tee sulgemised jõuaksid ikkagi ka tarka teesse, nii nagu meie enda sulgemised ja väiksemate koovide sulgemised. Ja sealt kaudu siis juba targade andmeväravast saab ju ka Tallinna sulgemiste kohta saaks operatiivteenistus need andmed kätte. Just. Jah, see on see igivana probleem, see andmemudelite ühildamine ja see ei ole nagu üldse lihtne probleem, sest on 79 omavalitsust, 79 volikogu, kes siis ma ei tea, oma kordasid teevad ja siis sealt tulevad siis need nõuded andmetele ja see andmemudelitega üles ehitamine. Just, aga hakkame kusagilt vaikselt pihta ja küll me ühel heal päeval jõuame ka igale poole, aga võtame kõigepealt, teeme selle kohustusliku osa ära, et esmalpilgult me ei hakanudki oleks saanud ka piltlikult seda direktiivi üle võtta ka selliselt, et me laiendame selle nõude
kõigile osapooltele, aga see ei oleks lihtsalt eesmärgipärane täna. Teeme esimesed sammud ära ja sealt lähme loodetavasti üheskoos edasi, et kuidas neid andmeid ühtemoodi tegema peab või kirjeldama peab ja esmased suunitlused on selle jaoks olemas. Lihtsalt täna on probleemiks olnud see, et igaüks on justkui ise midagi teinud oma parima teadmise juures ja sinna ei saagi mitte midagi pahaks panna, kuna ei olegi olnud võib-olla sellist kõige paremat ühtset lähenemist, aga nüüd on need mängureeglid saavad paika ja saame vaikselt liikuma hakata. Okei, aga lihtsalt ma veel küsin, et jah, Kristjan väga selgelt ütles, et on targale teele seda andmete automaatset importi juurde ehitata ja see ei ole siis mitte et sellel aastal ei tule, vaid ka ilmselt lähima 5 aasta jooksul ei tule, et see on selline põhimõtteline otsus, et seda võimalust ei tule. Saan ma sellest õigesti? Ma ei julge nii pikaks ajaks edasi ette öelda, aga me näeme seda, et kui on suur organisatsioon, et nii või naa on vaja andme, kõigepealt formaati on vaja ühtsustada, eks ju, tuleb natuke konverteerida, sellega saavad masinad hakkama, see nõuab analüüsi ja siis ta tuleb lihtsalt ära teha. See tagab selle, et andmed ühtemoodi ära kirjeldada, et nende kasutatavus on parem ja mõisted on selgemad, et nagu topelt asju ei tahaks teha. Jah. Aru saada. Okei, ei see põhimõtteliselt, ma ei tea, mina saan küll sellest suurest või valitud täiesti aru, et aitäh, et asi selge. Me oleme üle aja läinud, aga võib-olla meil on siin veel 58 osalejat, ei siin need välja arvata, kes siis endale võib-olla küsimusi ei küsi, aga kas kellelgi on veel mõni, ma ei tea, kommentaar või küsimus, on midagi lahtiseks jäänud, et siis julgelt küsige, et kui seda ei ole, et siis ma ei jää ka siin minutiks et vaata, et kui vaatame, et kas kellelgi mõni küsimus on, et kui ei ole küsimust, kui on, siis veel kuidagi hõigake siin vahele, aga kui ei ole, et siis ma igatahes väga tänan kõiki tänaseid esinejaid, kuulajaid, aitäh, mina sain palju uut ja huvitavat infot ja siis ma tean, minu kolleeg Kalle on ka siin koosolekul, ma ei tea, kas ta on juba läinud või mitte, et kindlasti ka kui mingit infovahetust või tuleb, et siis saame igati abiks olla, et seda omavalitsustele jagada, et õiged inimesed selle õige info kätte saaks. Aga veel kord hästi suur tänu, Transpordiamet, Rapla vald, Tartu linn, siis Kliimaministeerium ja suur tänu kõigile. Kes on TarkTee rakenduse tooteomanik? Tooteomanik peaks siis ilmselt Transpordiamet olema, ma eeldan. Aga kas soovitakse nimeliselt? Jaa, ma tahaks küll nimeliselt. Konkreetselt on meil Mart Soo praegu. Hästi, aitäh. Et kuna see tekstivestlus ei jää siia salvestusse, et siis küsimus oli, et kes on TarkTee rakenduse tooteomanik ja Transpordiametist siis Mart Soo on siis tooteomanik, et kellel siis küsimusi. Nii, aga hästi, ma vabandan, et ma aja planeerimises nii kehv olin, et me siin poole tunniga läksime üle. Järgmine kord siis kuidagi planeerime aega paremini. Aga veel kord hästi suur tänu kõigile ja ilusat päeva jätku. Siis kõigile. Aitäh! Nägemist! Aitäh!